Saartele minnes tundub alati, et loodus on siin mitu korda kenam. Selles on omajagu tõde. Aga mis peaasi, seda kenadust tuleb meil endil hoida. Tean oma enese tarkusest, et Hiiumaa on umbes 1000 ruutkilomeetrit pikk ja lai ja see meie tagune maastik siin praegu mingil määral õigustab ka seda. Samas, mis selle maastiku nii-öelda hiiukeelne nimi võiks olla? See on siin rannaniit ja seda paika siin kutsutakse Tohvri laidudeks, ehkki nad on küll poolsaared, aga sügiseti, kui veed on kõrged, siis on nad tõesti ka laiud, on Tohvri suurlaidu ja Tohvri vähelaidu jääb meile siia kõrvale. Näib üsna korrastamatu, aga tegelikult on ta vist inimese hoolsa pilgu all. Ta on olnud pikki aastaid korrastamata, kuid ennem seda on ta muidugi olnud korrastatud hoolduses, siin karjatati, siin tehti heina kunagi, isegi veel kolhoosi ajal tehti heina, kui oli nõukogude aeg, siis oli piirivalvest vaja siin luba küsida, et tohiks siin heina teha. Aga hiljem jäi see unarusse ja nüüd ongi näha selle tulemus. Roog hakkab võimust võtma ja hakkab selline kooslus tasapisi hääbuma. Harri, me tulime siia umbes 2 kilomeetrit jala, päris vaevarikast teed. Mis te arvate, kas te tahate, et siia turistid käima hakkaksid ja siit jätkuvalt edasi käiksid? Või on see pigem loodusele mitte soovitav? Ma usun seda, et selle paiga leiab üles sel niinimetatud loodusturist, kes oskab looduses käituda ja loodusega ümber käia mõistlikult ja mingit massturismi siia nii ehk naa ei tule ja selle nimel, et siin oleks mida vaadata. On ju. Selle nimel me siis nagu püüdleme siin tasapisi selle rannaniidu taastamistöödega. Nii või teisiti, mulle tundub, et ma räägin vaatat omanikuga, kuigi kui palju emake maa meie oma on, teisest küljest on ju küll. Te peate selle eest vastutama siin. Jah, nii ta on. Need maad kuuluvad meile, tagastati meile ja siis ühel hetkel oligi see, et ei saa nii, et oled lihtsalt maaomanik, siis hakkasid nagu mingit vastutust selle eest tundma ja ilmselt sealt see tuligi, et hakata uurima, kuidas selle maa-ala käekäigu eest hea seista ja esimene aastal, kui me üldse pihta hakkasime, rajasime karjaaiad, lootsime, et ehk õnnestub kuskilt loomad kas või peale rentida. Oli naerjaid palju? Naerjaid ei olnud, aga imestajaid oli küll. Oli toetajaid ka? Oli ikka. Saime infot selle kohta, et Keskkonnainvesteeringute Keskus kulutab välja eurorahade taotlemise võimaluse Euroopa Regionaalfondist looduse mitmekesisuse säilitamise meetme alt ja otsustasime proovida, kirjutasime projekti ja läks nii, et otsustati meie projekt rahastada. Nii soetasimegi need Šoti mägiveised, kes olid meil eelmine suvi nagu esimest suve siin peal tänavast, on need teist suve meil siin abiks. Kari on tasapisi kasvanud. Kui soetasime projekti rahadega 10 Šoti mägiveist, siis tänaseks on meil 18 neid juba. Nii et Kari kasvab ja... Kas nad on uus nähtus Hiiumaal? Lihaveised, kui ma õigesti aru saan? Ei saaks öelda, et ta uus nähtus on, aga lihaveised kui sellised on järjest rohkem populaarsust võitnud. Meie need kaunitarid on Šoti mägiveised. Need on viimasel ajal muutunud järjest populaarsemaks, tundub nii. Kas see Hiiumaa väli siin on mingil määral ohumärgi all ka? Kas võib temaga midagi juhtuda, mida ei peaks juhtuma? No ilmselt, kui siin inimese kätt ei oleks abistamas, siis see pilliroog kindlasti saaks siin võimust ja ta kindlasti mõjutaks seda. Nii et vohav loodus ei ole alati mitte tervenemise ega tervise märk? Ei, kindlasti mitte. Sellega juba siis väheneks lindude pesitsemisvõimalused ja rändel siin peatudes toitumisvõimalused lindudele.